kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Mul on sulle täna üks väga magus suutäis. Me räägime täna lõpuks ometi Tervise Progressis suutervisest. Teema, millest ma olen tahtnud rääkida juba nüüd, ma ei tea, kaua ma olen seda teinud, üle 3 aasta. Ja lõpuks ma leidsin inimesed, kellega mul kohe klikkis ja kellega ma arvan, meil saab olema väga väärtuslik ja holistiline ja mitmekülgne vestlus sellest, kuidas siis enda suus toimuvat toetada. Nii et ole siis valmis põnevaks sõiduks ja mõnusat kuulamist. Ja minu tänasteks saatekülalisteks on toredad Tiina Mikkor ja Kärt Käärst, kes on siis üldhambaarstid, kes on olnud hambaarstid juba üle 26 aasta, kelle vanaemad on olnud hambaarstid, kelle vanaemad on olnud hambaarstid ja üldhambaarstiks olemine, ma sain just teada, tähendab seda, et sinna alla nad siis, nemad teevad kõike, nad natukene ravi, natuke kirurgiat, natuke proteesimist, ühesõnaga kõike, mida vaja ja siis kui vaja, siis suunate edasi. Ja siis, kuna Tiina tegutseb Viljandis peamiselt, siis tema vist teeb isegi veel rohkem kõike ja mis Kärti võib-olla rohkem iseloomustab on see, et kuivõrd Kärt on siis võtnud enda südameasjaks ka looduse toomise siis hamba ja suuhoolduse juurde, ehk siis loodusmeditsiini kaasamine holistiliselt. Väga tore ja hea meel teid siin täna tervitada. Tere, Elle! Tere! Aga alustame võib-olla sellisest küsimusest, et hästi lühidalt ja lihtsalt mis tuleb. Mida sa armastad selle töö juures, mida sa teed? Nii, mina armastangi seda mitmekesisust, et just nimelt, et olla nagu selline üldhambaarst, et meie eriala on nii spetsiifiline ainult see peapiirkond, kuigi suutervis on ju terve kehaga seotud, eks ju. Ja siis just seda, et ma saan inimestele jagada ka sellist nagu laiemat maailmavaadet võib-olla loodusmeditsiini osas, et sümbioosi tavameditsiini ja loodusmeditsiini osas. See on nii sügav küsimus. Võib-olla kõige alustuseks ma ütleksin seda, et huvi ja armastus inimese keha vastu ja võimalus inimesi toetada oma tervise hoidmisel, käsitööoskus, armastus käsitöö vastu, pisikeste asjade ehitamise vastu. Jah, võiks jätkatagi. Väga ilus, väga terviklik tegelikult. Mis teie hinnangul on võib-olla need asjad, mida inimesed tegelikult suutervise osas alahindavad? Sest kui ma ütlen suutervis, siis ma arvan, iga inimese peas on ju oma tähenduslik, on ju. Et aga mida tegelikult nagu inimesed peavad selle kohta teadma ja mis võib-olla on ka hea intro sellest, millest me kõigest siin rääkima hakkame, et miks inimene peaks üldse seda saadet kuulama jääma? Tiina? Ma alustaksin sellest väga üldisest vaatest. Tegelikult ma toon 2 asja välja. Üks on väga üldine vaade. See on see, et nii nagu hambaarstiteadus on viimase 35 aasta jooksul väga palju muutunud. Me teame kõik, et on võimalik väga edukalt nüüd juuraravi teha, et väga uued proteesimislahendused on ju kõik. Aga sama palju muutusi on tegelikult ka selles, mida inimene saab ise oma tervise jaoks ära teha. Suu tervise jaoks on tulnud väga palju uusi suuhügieenivahendeid, väga palju selliseid uusi, isegi selliseid põhiteadmise, mida saab kasutada iseenda heaks, et hoida hambahaigused ära. Et ennetus on hoopis teisel tasemel kui 90-ndatel. Et aga samas ma töös siiski näen väga palju seda, et inimesed elavad ikkagi eelmises sajandis oma arvamustega. Et
eks see on loomulik, see tuleb meile vanematelt põlvkondadelt ja eks see võtab muutumiseks ka pisut aega. Ja sellepärast ma tulin ka siia, et siis jagada seda tänapäevasemat vaadet. Noh, lisaks veel ju et uus teadus jõuaks päriselt riiklikusse, on ju, ma ei tea, arstide poolt kasutatavasse võib-olla praktikasse on ju veel hoopis teine teema, et rääkimata sellest, et mis siis lõpuks nagu tavakodanikuni jõuab, on ju. Ja ma pidasingi silmas seda, et tegelikult arstidena on see juba jõudnud, aga just, et tavakodaniku sellisesse arusaama, et ise saab nii palju ära teha. Just see osa. Et selles on nii palju selliseid väärarvamusi, mis ikka levivad inimeste seas ja mis ei ole sugugi õiged ja mida me kuuleme nii tihti kabinetis. Võib-olla liuame sinna hiljem, aga siis see teine asi, mis ma tahtsin öelda, mida inimesed alahindavad, on hambavahede puhastamine. Väga lihtne ja konkreetne, sellest me võime ka hiljem edasi rääkida. Kaks asja. Ennem isegi, et kui ma lähen Kärdi juurde, mida sa selle all silmas pead, mis on sellised teemad siis, mis võib-olla kõige rohkem levivad siis inimeste suust, mis tegelikult ammu on juba nii-öelda teadus ümber lükkanud või saanud mingi teise kinnituse? No, kõige põhilisem on ikkagi see, et väga palju ikkagi senini arvatakse, et geneetika on see põhisüüdlane. Miks on hambaaugud, miks on hambumushäired, et tegelikult see niimoodi ei ole, et geneetilisi haigusi on nagu ülivähe, et neid ma näen üle aasta võib-olla mõnda patsienti, kellel on tõsine geneetiline häire ja sellepärast on hambad katki, aga ma samas näen tuhandeid inimesi, kes arvavad, et neil see on, aga tegelikult ei ole. Ja see vist tegelikult kandub kõigele, et hästi palju, noh, ma ei tea, mul on ülekaal geneetiline ja nii edasi, et geenid ikka väljenduvad elustiili kaudu, on ju. Just täpselt, geenid väljenduvad nii, nagu me tahame. Ei väljendu. Just täpselt. Hästi, Kärt? No mina vaatlen suu tervist üldse nagu sellise võib-olla natuke teise pilguga, eks ju, ja minu jaoks on suuõõs justkui nagu esik, millest on siis uks siis füüsilisse kehasse, justkui hingekodusse ja kui palju nagu, mis tervis seal suuõõnes on, et see on ka üldtervises näha. Ehk siis suutervis peegeldub üldtervises ja üldtervis peegeldub suus. Et metafoorselt võiski öelda, et mis suus see südames. Et liiga vähe tundub mulle, et ikka veel pööratakse tähelepanu suus olevale sellisele kroonilisele pidevale väiksele põletikule. Et see on üks võiks öelda võib-olla üldtervise suhtes isegi nagu võtmeküsimus. Et suuõõnest ju levivad bakterid ja põletiku tekitajad ja markerid kõik kehasse laiali. Ja sellest kindlasti tahaks rääkida, aga ma arvan, et see tegelikult on väga reaalne, et kui vaadatakse suu tervist, siis vaadatakse, et ma pean hammaste pärast või noh, et mul ei tekiks hambauke, et see on nagu põhiliselt ainuke põhjus, miks ma hambaid niiditan või hambaid pesen, aga tegelikult see on nii palju suurem osa sellest kogu süsteemist, et siin kehas ju ei ole mitte midagi eraldiseisvat ja sellest ma tahan kindlasti ka natuke rohkem rääkida. Ja võib-olla alustamegi tegelikult sellest, et kui me räägime suust, noh, minu jaoks, noh, ma ei tea, mikrobiota on võib-olla selline suurem teema, millest me võiks rääkida, et kui me räägime, et siin kindlasti sellest põletikust ja igeme haigustest ja kõigest sellest räägime ka, aga et sa ütled, et suu on esik, on ju, et siis et kuidas on tegelikult, kui noh, võib-olla rohkem avada seda maailma, kuivõrd on seotud suus olev mikrobiota sellega, mis on soolastikus ja vastupidi. Et kes teist tahaks alustada seda teemat? No ma võin jätkata siis, et suu on jah bakterite üks organismi nagu laekumise koht, eks ju. Et kui meil nagu tavalisest hea suutervisega suus on 200 erinevat liiki baktereid, siis nii kui on põletikuline keskkond, happeline, siis suukeskkond, siis hakkavad patogeenid ju vohama ja happelises ja põletikulises suus võib olla ju see patogeenide arv, ma ei tea, peaaegu 3-kordne, et 600-700 erinevat liiki, pluss ju veel siis seeni ja viirusi ka. Ja kõik siis need pahalased nii-öelda tekitavad igemete põletikku ja igemete põletik siis avaldub veritsemises, eks ju. Aga läbi veritsevate igemete, mis
igemed on nagu kaitsebarjäär, no keha kaitsebarjäär on siis rikutud, et bakterid jõuavad siis kehasse laiali. Ja siis aktiveerub immuunsüsteem, liigset koormust saab immuunsüsteem, see on üks osa, ja teine osa on see, et me neelame alla ju neid patogeene oma seedetrakti. Et nii nagu ongi, et terve keha on üks tervik, et siis kui ma siit võin jätkata, et kui me neelame need mikroobid alla, mis maohappe võiks ju siis ära tappa, siis me kunagi ei tea, kui heas seisus ka see maohappe on ja kas sealt maost ka edasi sooletrakti jälle jõuab neid mikroobe. Siis tekib düsbioos, kui need sooletrakti jõuavad ja düsbioosi tagajärjel jälle soorte sein ju hakkab läbilaskvamaks muutuma ja selle tõttu satuvad omakorda jälle toksiinid kehasse laiali ja kehal jälle maksal on suurem koormus neid toksiine elimineerida, siis jälle maks ei tee oma tööd, oma põhitööd, kilpnääre saab siis nagu jääb vaeslapse ossa, kilpnääre, kelle nagu üks ülesanne on omakorda siis seda hüpofüüsi või peanääret nagu aidata oma hormoonidega. Ja kui peanääre, ehk siis juhtimiskeskus on rivist väljas, sest hüpofüüs juhib ju või vastutab nagu kõikide teiste näärmete ees, mis hormoone toodavad, eks. Ja kui hüpofüüs omakorda on rivist väljas, siis kogu hormonaalsüsteem on ju rivist väljas. Et niisugune varjatud põletik suuõõnes siis tegelikult võib väga palju pahandust tekitada. Et kõik on niimoodi omavahel vaikselt seotud, et niisugune pisikene susisev põletik, krooniline, et teeb palju pahandust. Ja kui seal seedetraktis ei ole ka piisavalt kõike muud, mis tasakaalustaks, ei ole võib-olla häid baktereid, kes tegelikult seda sooleseina tugevdaksid, seda ehitaksid üles, siis nad lihtsalt see lumepall läheb lihtsalt nii palju kiiremini veerema ja omakorda, et see on nii, ühesõnaga, keha on nii tugev tervik, ja maahappest rääkides, kui sul närvisüsteem on kogu aeg aktiveeritud, siis sul ongi madal maahape ja sealt omakorda tekivad erinevad probleemid, et kus siis lõpuks hakata aru saama, et kumb nüüd siis tekitas, kas suu tervis või midagi muud. Et mina tean iseenda näitest, et mul oli väga halb suu nagu tervis, selles mõttes, et ikkagist oli igemeveritsust ja kogu aeg olid augud ja ma mõtlesingi, et ma olengi see inimene, kellel lihtsalt ongi kogu aeg augud. Ja siis, kui ma ikkagist mingi hetk tegin mikrobiomi testi, et siis oligi, okei, see bakter on see, mis tegelikult tavaliselt saab alguse suust, ja seal hakkab vohama ja siis jõuab soolestikku ja siis hakkab seal pahandust tegema, et oma isiklik näide sellest, kui palju tegelikult on ju see, mis mul suus toimus, lõpuks jõudis ka minu soolestikku. Kas sina tahad midagi täiendada? Ma jätkan siis selle koha pealt, kus nüüd pooleli jäi, ühesõnaga seda ahelreaktsiooni siis kirjeldan veel, et see keha üldine põletik siis, kuhu nüüd Kärt jõudis sinna, kuhu me nüüd jõudsime koos, et see siis omakorda tugevdab seda igemepõletikku suus. Et igemed lähevad veel rohkem paiste, tulevad hamba küljest natuke niimoodi lahti, lähevad irvakile ja seda rohkem saab see biofilm ehk siis see bakterite kiht sinna kasvada valesse kohta, et igeme alla, ehk ärritab veel rohkem neid igemeid. Ja siis asi läheb siis seda korda siis jälle edasi, jälle hullemaks ja nii. Et siis, jah. Jah, et teistpidi on ju, kui mul on näiteks põletik saanud hoopis soolestikust alguse ja siis veel suu tervis ei ole ka nii hea, et siis see madala astme põletik võib hoopis suurendada seda seal, on ju. Ja mõlemad pidi toimib, jah. Jah, et ja igeme põletikuga seonduvalt. Ma arvan, et väga paljud ei tea, kuidas aru saada, et sul on igemipõletik. Selles osas, et teatakse küll, kui ta on nagu ülipunane ja paistes ja niisama veritseb, et siis mul on igemepõletik. Ja valutab, on ju. Ja valutab. Aga mis tegelikult on igemepõletiku märgid? No tavaliselt on kahjuks nii, et inimene ei tunne seda. Ja
ja harjub ära ka selle halva lõhnaga, mis tuleb sellest hambakotust, mis on igeme põletiku korral igeme all. Ta ei märka seda kerget turset, no see võib olla ainult paar millimeetrit on see ige rullis. Et ta ongi selline nagu siuke, kuidas nüüd öelda, et igeme turse, no ta ei ole selline, et inimene märkaks seda. Ma arvan, et ikka hambaarsti juures tuleks käia regulaarselt, et hambaarst saaks öelda, et kuule, et sul on siin probleem, et sul on igemed põletikus ja turses, kui ma puudutan, siis veritsevad, punased, et inimene ei pruugi tõesti märgata. Ja jah. Aga hamba niiditamisel tegelikult, kui veri tuleb, ju see on ju ka märk. See on kindlasti ka üks märk, jah. Ja, sest seda mina ka tegelikult ei teadnud noorena. Et ma mõtlesin, et aga ma lihtsalt liiga kõvasti niiditasin. Ei, liiga kõva niitamist väga ei saa teha. Mina arvasin, et ma lihtsalt tõmbasin praegu liiga kõvasti ja sellepärast veri hakkas jooksma. Terve ige üldjuhul ei lase läbi verd. No see peab ju ka väga tugevasti tegutsema. Mida ma muidugi ei teinud, on ju. Ma ei tundnud, et ma saaks haiget, aga ma arvasin ikkagi, et ju ma siis läksin liiga sügavale. Ja. Sa tahad midagi lisada? Jaa, ma näen seda iga päev ju mitmeid kordi kabinetis, et inimesed ei julge selle hambaniidiga sinna igeme alla minna, sest see niisugune talupoja mõistus ütlebki, et appi, nüüd ma lõikasin kusagile sisse, ige hakkas veritsema ja ma tegin endale kasu asemel hoopis kahju. Aga see ongi selles mõttes natuke kurb, et vaata, hammas hakkab valutama, eks ju, inimene reageerib valule, aga igeme põletik kulgeb sellises vaikses, susisevas olekus ja nagu see niisugune hammaste pesemisel võib-olla ka tekib veritsus, inimene nagu harjub ära sellega. Ja nagu Tiina ütles ka selle suulõhnaga harjub ära. Et ja see on niisugune piinlik teema, ega siis tuttav võib-olla ei ütle sulle ka, eks ju, et sul siin suu lõhnab, et võib-olla siin kohal võiks nagu julgustada nagu lähedasi, et ütleme oma kallimatele või lastele või et kui nad ikka tunnevad, et ei ole kõige parem suulõhn, et siis ole hea, et pane varsti juurde aeg, et mine kontrolli, kuidas selle igeme tervisega lugu on. Ja kõige lihtsam ongi vaadata, et mine peegli ette ja pane see niit sinna hamba külge ja nihuta sinna 2-3 millimeetrit igeme alla ja siis natukene süga seal edasi-tagasi nagu saunas selga pestes ja siis vaata, kuidas see ige reageerib, et kas ta hakkab veritsema või mitte. Et see veritsus ongi põletiku näitaja ja ainuke ravi ongi hügieen. Midagi teha ei ole. Ja lihtsalt hügieniga on võimalik sellest põletikust lahti saada? Kui juba hambakivi on tekkinud, siis ikkagi hambaarst peab selle hambakivi ära võtma. Hambakivi ongi seesama sodi, nagu ma lastele räägin, et mikroobide laibad ja siis lagunenud toit, eks, mis sinna hammaste peale jääb, sinna igeme alla peitu, et see ta saab isi kõvastub ära ja seda nimetatakse ka hambakiviks. Et kui on ikkagi juba hambakivi tekkinud, et siis selle peab ikkagi hambaarst või hügienist ära siis võtma. Aga sellest hetkest, kui hambad on puhtad, siis on ainult enda teha, kas seda veel tuleb või mitte. Hambakivi sinna hakkab kogunema. Ja ma lisaksin siis, et kergematel juhtudel piisab käinud hambaniidist noortel inimestel näiteks. Et hakkab niiditama ja mina ei peagi midagi tegema. Kutsun küll kontrolli, et näha selle asja edukust ja vajadusel lisan siis nõuandeid. Aga jah, ja sellel haigusel on ka muidugi väga kurvad tagajärjed, et kui ikkagi mitukümmend aastat inimene ei tegutse õiges suunas, ei saa õiget abi, ei saa õigeid nõuandeid, et siis lõpeb see hammaste kaotusega. Hammad hakkavad liikuma ja luu kaob ja siis lõpeb nii. Kuna sa juba läksid sinna tumedatele ääremaadele, et siis on ju ka seoseid autoimmuunhaiguste ja suutervise vahel. Et sest see on ikkagist täpselt samamoodi on ju, et sul on aastakümneid on madala astme põletik, mis järjest kasvab on ju, ja mis lõpuks on ju, keha ei suuda enam võidelda selle pideva immuunsuse nii-öelda nagu aktivatsiooniga. No kui nüüd teha see niimoodi, kuidas öelda,
no kehal on selline kaitsereaktsioon, et ta viskab ohtliku asja välja ja kui sul hamba küljes on tema jaoks ohtlikud asjad ehk need bakterid niimoodi kivina, tihke biofilmina kinni juure pinnal, siis kehal on ju see ohtlik, keha saab aru, et sealt läheb kogu aeg verre midagi ja keha lihtsalt lõpuks viskab selle hamba välja, tegelikult see on meie keha kaitsereaktsioon, see hammaste eemaldumine sel juhul. Et keha üritab iseennast aidata, kui inimene ei aita hügieeniga ja hambaarst ei aita. See on nagu selline looduslik kaitsemehhanism. Aga suus võib ju olla ka muid põletikke, et sul on seal juurepõletik võib-olla, mis tegelikult keegi väga ei ole võib-olla avastanud või kuidagi see iga 2 aasta tagant jälle näitab ennast ja siis samas on ja siis justkui saab lahenduse, aga siis ei saa. Et kõik sellised teemad tegelikult ju ka, mis suus võivad nagu öelda suuremat pahandust tegelikult lõpuks tekitada, kui see lahendust ei saa. Ja krooniline juurealune põletik on ka selline peidetud põletik, et sealt imendub ka kogu aeg ju toksiine kehasse. Et nii nagu veritsevatest tigemetest need toksiinid immuunsüsteemi nagu aktivatsiooni või koormavad immuunsüsteemi, eks. Et siis samamoodi juurealusest põletikust. Sellepärast on ikka hea teha 2-3 aasta tagant mõni röntgenpilt, et kontrollida. Sest need võivad kulgeda täiesti ilma sümptomiteta. Keha tahab meid kaitsta ja keha ei taha, et meil paha oleks. Ta proovib igatepidi meid toetada ja hoida seda põletikku kuidagi viimase hetkeni endas. Ja kui ma praegu mõtlen näiteks viljatuse teemad on ju päris korralikult nii-öelda kasvavas trendis on ju ja seal ka ju, kui ma ju kas või see, mida sa kilpnäärmest rääkisid, kuidas kilpnäär mõjutab viljatust, aga ka see, et tegelikult kui palju naised, ja ka tegelikult mehed on ju, kes soovivad rasestuda ja last saada, et kas see tuleb üldse neile meelde, et vaadata ka suutervist selle ühe kompoti osana on ju? No ma ikka ütleks veel kord, et liiga vähe on sellest juttu olnud, sellest nagu ühisosast, et keha on üks tervik ja nagu ma ütlesin, ühest väiksest japurast põletikus suuõõnes võib nii palju probleeme tekkida kehas, et Aga kui me räägime suutervisest, siis me ei saa ju mitte rääkida toitumisest. Et no näiteks näksimisest on ju, me oleme lapsed saadik kõigil, seda on küll kõigile räägitud, ma arvan, ja see ei ole muutunud, et näksida ei tohi. Aga mina mäletan, et mulle öeldi, et ma ei tohi näksida. Aga ja siis öeldi, et kui sa näksid, siis tekivad suu need hambaaugud. Aga kuna seal ei olnud minu jaoks niimoodi, et ma nüüd näksisin ja tekkis suuauk, siis see kuidagi ei kõnetanud mind. Ja siis, kui ma mingi hetk sain aru, kuidas tegelikult suu nagu hambaaugud tekivad ja mis siis tegelikult juhtub, kui ma näksin, et siis see mind kõnetas. Ja siis ma mõtlesin, ma tahan selle ära küsida. Miks päriselt ma ei või näksida? Sellepärast, et nii kui sa näksid, siis suu happelisus kasvab ja see happelises keskkonnas siis hakkavad lahustuma hamba mineraalid. Et see tähendabki, et kuidas need hambaaugud hakkavad tekkima. Et sa sööd suhkrud just, suhkrud kleepuvad hammaste pinnale, sinna tulevad mikroobid siis elavad seal, omakorda oma siis ainevahetus jäägina, eraldavad happeid ja need happed hakkavad siis lahustama hamba pinda. Ja kui see pidevalt niimoodi tihedasti käib, siis sa kogu aeg nagu pommitad seda hambapinda. Kogu aeg happed pommitavad hambapinda ja kui ma teen pausi, siis tegelikult siis sülg hakkab remineraliseerima ehk siis taastama. Et keha on ju ise tervenev süsteem. Me peame andma talle lihtsalt võimaluse seda teha. Et ikkagi pärast söömist ja tänapäeval ikkagi enamus meie toitust on või enamus inimesi kasutab ikkagi suhkruid toidus, et siis see rünnak on ikka väga tihe.
et 20 minutit läheb vähemalt aega pärast söömist, joomist, et suu siis happelisus taastuks. Ja siis sealt veel edasi soovitatakse siis 3 tundi ette, et sülg jõuaks siis lõplikult oma töö teha. Et 2 söögikorra vahe võiks olla 3 tundi. See tähendab, et päevas oleks hea piirduda 4-6 söögikorraga. Mida vähem, seda parem muidugi. Ja kui sa sööd täisväärtuslikku toitu, siis tegelikult kõht on täis, on ju. Ja siis ei ole vaja 5-6 korda, aga mitte 4 enamasti. Aga ma tahaks, et te jagaksite tegelikult nii seda lastekodu näidet kui ka seda hooldekodu näidet, sest minu arust need on nii kõnekad. Tiina, võib-olla kõigepealt sina. Ja alustame lastest siis. Ma tegelesin esimesed 12 aastat oma hambaarsti tööajast siis väga palju lastega, peamiselt lastega. Ja minu juures siis käisid ka lastekodulapsed. Ja nii mina kui ka mõni teine kolleeg, kes nendega tegeles, märkas sellist asja, et need, kes olid sünnist saadik seal elanud, kasvanud, nendel ei olnud mitte ühtegi hambauku. Ja nendel, kes siis sattusid sinna hilisemas vanuses, et nendel võisid hambad olla katki või isegi väga katki. Ja miks see nii siis on, et lastekodu lastel on siis toidurežiim väga paigas, nii söögiaegadega, söögiaegade arvuga, näksimise ei ole ja toidumenüü on ka tasakaalustatud, ehk kõik toitained on seal olemas, kõik vajalikud kehaehituseks vajalikud ained on seal olemas ja ei liialdata millegagi. Ja ma küsisin siis ka ükskord sellist asja, et millal teie siis kommi sööte? Ja ma sain teada, et siis lõunasöögi lõpus on mõnikord komm. Jah. Minul küll niisugust isiklikku kogemust ei ole kui Tiinal, mina jagan siis oma kolleegi kogemust edasi, kes tegeleb narkoosis raviga ja tema juurde satuvad siis puuetega inimesed, kelle ees siis, kes ise ei ole võimelised oma suu tervise eest hoolitsema ja siis, aga kontrolli on ikka vaja teha. Ja samamoodi, kui see toidu regulaarsus on väga hästi paigas, siis et hambaauke praktiliselt ei ole, aga hambakivi on, ehk see sodi siis, eks ju, jääb hammaste peale, et see lihtsalt hügieeni ei jõuta nii palju teha. Et üldiselt nad käivadki hambakivi võtmas, aga hambad ise on tugevad ja terved. Et isegi rääkimata sellest on ju, et me ei peaks nagu kasutama alati, me muidugi võiksime hambaniiti, aga et kui sa lihtsalt võtad näksimise ära, et kui suur mõju sellel tegelikult on suu tervisel on ju. Just. Ja mitte ainult näksimise ära, aga vaid ülejäänud menüü võiks olla väga tasakaalustatud ja teadlik. Ja ma tahaksin julgustada inimesi pöörduma toitumisnõustajate poole, sest see, mis on üldiselt kehale kasulik, on ka hambasõbralik. Et need on 2 täpselt sama asja, võib võrdusmärgi vahele panna. Nii et julgustaksin seda tegema, sellepärast, et meie hambaarstid ju kabinetis sellega väga palju ei jõua tegeleda. Me ikkagi tegeleme tagajärgede korrastamisega, likvideerimisega, et sellist põhjalikuma nõu, kes soovib, et siis saab sealt. Jah, ja lisaks on ju see, et ega väga paljud ju teavad, et ma ei tohi magusat süüa või et mida ma siis tegelikult peaksin sööma. Aga noh, et kellegi toega võib-olla on lihtsam ka see päriselt nagu ellu viia ja niimoodi, et see saab sinna uueks harjumuseks. Plus mul tegelikult just Kilpnäär programm lõppes ja siis üks naine siis jagas, et ma mõtlesin, ma toitusin tervislikult, aga siis ma sain aru, et mitte nii, nagu minul tegelikult vaja on. Või noh, et see, mis tervislik tähendab, on ja see tähendab väga palju erinevaid asju. Just, et leida just sellele inimesele sobiv lahendus. Aga suuresti ikkagist ju mitmekesine, värviline, taimne toit, mis ju samamoodi on ju. Põhimõtted on sarnased. Ja valku ikkagist samamoodi on ju kehale vaja, on ju, et see kõik väljendub lõpuks suu tervises ka. Plus sul on palju lihtsam isudele mitte alla anda, kui sa tegelikult on ja sööd kõhu nii täis, et see küllastustunne on hea. Ma täiendaksin siin võib-olla veel seda, et sa oled ju see, mida sa sööd. Ja hambad kindlasti tahaksid ka krõmpsuvat toitu, et see nagu verevarustus seal hammaste all ikkagi töötaks. Et meil on liiga palju sellist pehmet toitu tänapäeval. Ja ma ikkagi ei saaks mööda sellest fermenteeritud toidust ja kuidas sa saad siis toita neid probiootikume või baktereid probiootikumidega.
et minu meelest see on ka niisugune väike hea nipp. Sa ütled, verevarustusammaste all on oluline, et selle jaoks me krõmpsuvat toitu peaksime sööma. Mis see siis teeb, kui meil on hea verevarustusammaste all? No näiteks laste puhul on see kohe juba profülaktika hambushäiretele, hambumusanomaliatele, siis lõualuu saab koormust ja saab areneda, nii nagu loodus on ette näinud. Et meil on totaalne ortodontiline pandeemia ju. Et ma arvan, et usun kindlalt, et üks osa sellest on ka see toitumine. Et beebis peal on juba sellised püreed ja vähe lihtsalt kas või porgandit või mida närida. Tahad sa täiendada? Jah, või tegelikult kinnitada seda sama ja ma olen ka uurinud lähemalt myofunktsionaalset teraapiat ja seal on ka üks põhilisi asju ikkagi, mida räägitakse, on see, et tänapäeval on toit nii pehmeks läinud, järjest pehmemaks, eks ta on ammu muidugi pehme, aga need toidud on väga pehmed, liiga pehmed, eriti kasvavale organismile. On ju nii palju myofunktsionaalsest teraapiast on muideks saade, äkki see on teine saade, Terviseprogressi saade, aga on ju täitsa nagu vaadatud ju, millised olid inimeste suud ja hambumus 200 aastat tagasi on ja 400 aastat tagasi, et see lihtsalt läheb järjest kitsamaks, lihtsalt ei ole ruumi hammastel, kus olla. Jah, et lõualuude kasvuks on tahke toit väga vajalik, hädavajalik. See peab olema, sest see on loodusega niimoodi meiega koos arenenud. Et inimene on siin olnud teravilja kasvataja võib-olla siin mõned tuhanded aastad peale jääga, eks millelgi arenes teraviljakasvatus, aga enne seda söödi väga kiudainerikast toitu, väga tugevalt näritavat toitu. Ja siis mahtusid inimesed lõualuudesse, inimestel hambad lõualuudesse ära. Et see mälumine siis stimuleerib lõualuude kasvu. Kärt, sina vaatad ju ikkagi väga palju laiemalt seda suutervist, et mõlemad muidugi vaatate selles mõttes, et suu on osa tervikust kehast, aga sina vaatad sinna veel oma nurga alt sisse. Räägi mulle natukene sellest ka, mismoodi sina hambaid vaatad ja suutervist. No mind kõnetab selline metameditsiiniline vaatenurk, kus siis me teame, et kõik haigused algavad kahe kõrva vahelt. Kõigepealt on mõte, siis on emotsioon, mis väljendub siis füüsilises kehas. Ja keha saadab meile sõnumeid erinevatest, kas siis läbi naha või läbi hammaste on see kõige lihtsamini meile nähtavatest kohtades. Ja näiteks hambaid saabki vaadelda Hiina meditsiinist pärit meridiaanide süsteemi järgi. Et igale hambagrupile siis vastab meridiaan, mis omakorda siis ühendab organit või organsüsteeme. Igale organsüsteemile jälle vastab mingi emotsioon. Ehk näiteks esihambad on seotud neerudega, neerud on seotud hirmudega, et näiteks, miks see siis nagu huvitav ja põnev on, et neerupealised ei saada meile ju mingit kirjakest, et aitab nüüd küll, sa oled juba muretsenud ja hädaldanud siin pikka aega, et ma ei jaksa enam sellele vastu pidada, et ma olen juba üle koormatud. Ja siis, aga ta saadab näiteks valulikkuse esihammastesse. Et see on nimelt sellise meridiaani süsteemiga seotud. Ja siis hästi huvitav vaadata veel seda paremat ja vasakut poolt, mis on siis nagu emotsionaalne pool on vasak pool, et mis teemad ja mõttemustrid seal siis jälle omakorda iga emotsionaalne on vasakpool, naispool ja siis selline töine ja elust läbi ammustav pool on siis parem pool, on nagu meespool, sihikindlam pool. Et lisaks seda saab hästi pikalt veel sellist mängu nii-öelda mängida seal, et
kus kohast siis võivad need mõttemustrid olla siis seotud. Sest ise, kui ma seal holistilises instituudis käisin, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et miks mul just see või teine hammas on kunagi katki läinud või miks mul just too hammas puseriti oli. Et niimoodi vaikselt arutama hakata läbi siis meridiaanisüsteemi, läbi emotsioonide, saab seda siis kõik ka vabastada. Et võib ju küsida, et milleks see selline mäng nagu vajalik on, aga mul on päris mitu kogemust patsientidega olnud, et on krooniline näiteks põletik hamba all ja sellest ei jagu ei saa, siis näiteks Shindo venitustega, mis siis saab meridiaane siis aktiveerib, eks ju, siis saab seda valu ja põletikku leevendada. On sul veel mingi põnevaid näiteid? Jaa, et laste isa lubab seda jagada, et kui esihambad on seotud, eks ju, hirmudega, neerudega, siis järgmised hambad, kaniinid on seotud siis maksaga, selliste elust läbi närrimisega, vihaga, siis premolaarid on ehk siis esimesed väiksemad hambad, on meil kopsukanali hambad ja tagumised närrimise hambad, molaarid on siis magu ja siis pankrease hambad ja 8. need tarkuse hambad, need on südamekanali hambad. Ehk siis meie selline enda tee siin elus, kui julgelt me seda teed käime. Ja minu laste isal siis juhtuski nii, et see tarkuse hammas vasakul üleval hakkas valu tegema. Ma ei reageerinud alguses, väga ütlesin ka, võta hambaniit, ühel hetkel hakkas sealt lausa mäda tulema. Tavaliselt jõuab mädaseks protsessi hammastes, kui algul on hamba auk, siis jõuab see närvini, närv läheb mädaseks ja siis tuleb hamba alla põletik. Aga temal selles mõttes oli täiesti intaktne ehk terve hammas, mis hakkas mäda välja ajama. Aga see hammas on seotud ema ootustega. Ja siis me tegime sellist kodust inimkatset, et see oli indikaator, et kui see hammas hakkas valutama, mäda välja ajama, siis oli teada, kes helistab ja mis teema on. Ja oma enda lapsega juhtus mul selline asi, et ma ei ole kõige parem ema olnud, kiusasin teda. Ja ta kukkus oma jäävesihamba katki, vasakpoolse jäävesihamba, mis on siis ema toetus. Vasakpool on naispool, ema toetus ja jälle ühel õnnetul päeval, kui ma ei toetanud teda, siis pidi see nii rängalt see teadmine tulema. Aitäh, et sa jagad. Mina aga kuidagi nii palju märkan seda metameditsiinilist seost, et ma olen seda varem ka jaganud, et kui ma mingi hetk tahtsin testida, et kas see päriselt ikkagi on ikka niimoodi, siis kui hakkad küsima hästi spetsiifilisi küsimusi, sest sa näed, et seal on maksa ja mingi spetsiifilised sellised emotsionaalsed mustrid. Et kuidas sul näiteks oli siis nagu lapsepõlves sellega, kas sa oled viha väljendanud, kuidas sul vihaga suhted on? Umbes mingeid selliseid küsimusi. Ja siis, et kus sa tead, kus sa oskad küsida? Inimesed on nii, see on täiega minu teema, et siis sain kogu aeg seda tagasisidet, et jah, need küsimused, mis ma konkreetselt küsisin selle organiga seoses ja nende emotsioonidega seoses, mis siis metameditsiinis on mingite organitega seotud, et need läksid alati väga pihta, et kes usub, kes ei usu, aga jah, see on ikka, lihtsalt elu on nii palju näidanud, et seal on nii palju selliseid seoseid täitsa olemas. Ja ma võib-olla lõpuks veel ütleks sellise asja, et ma isegi olen nii mõelnud, et vaata, meie keha on nagu elektrisüsteem, eks ju, et siis need hambad on nagu elektrisüsteemi korgid, et kui kuskil probleem on kuskil kehas, mujal organis, siis tekib lühis ja see lühis siis annab teatud siis hamba kaudu meile märku. Algul siis väiksema probleemina, kui me seda eirame, eks ju, siis juba sügavamatel teemadel.
ja hammast ennast saab ju vaadata ka, et mis tšakras või mis energia siis piirkonnast see probleem aset leiab. Väga põnev. Mis sina, Tiina, arvad sellest kõigest? Esiteks ma nõustun, nii põhjalikult ma ei ole seda uurinud kui Kärt. Aga ma olen märganud seda küll, et kui mõni inimene tuleb kindla sooviga teha oma suu korda ja ta tuleb väga kehvas olukorras ja kui kõik saab valmis lõpuks, no tavaliselt aasta-paari, mõnel ka kauem läheb aega, siis on tema elu tervikuna muutunud. Et ta leiab endal, võib-olla mõni leiab uue töö, väga palju on laste sünde, abiellumisi, riietus muutub, enesekindlus muutub, silmavaade muutub, kõik muutub. Seda ma märkan palju. Seda on nii ilus olla, nii ilus on selle teekonna kõrval olla. Just, et hambad ju sümboliseerivad elujõudu. Et me närime hammastega elust läbi. Ja. Kui tugevatel ja enesekindlatel inimestel on ka tugevad hambad. Ja kuna keha on ise tervenev süsteem, no ütleme, suured augud ei tervene, eks ju, aga me saame ikkagi palju enda jaoks ära teha, et kõike muuta. Sa ütlesid, tarkuse hambad on südame kanal. Jah. Minul on kõik välja tõmmatud ja suuresti, sest nad tegid mulle väga palju liiga, täitsa nagu paistatused, kõik jutud. Ja siis lõpuks oli nii, et vist äkki 1 või 2 tõmmati profülaktikaks välja. Mida me tegelikult täna tarkuse hammaste kohta või teie nägemus tarkuse hammastega väljatõmbamise kohta, milline see on? No profülaktikaks ei tuleks küll neid välja tõmmata. See oli arsti soovitus. Mina olen ka arst. Ja ma ütlen, see ei olnud minu enda. Aga me arstid olemegi erineval meelel ja kui inimene tahab leida enda jaoks sobivat lahendust, siis on soovitav käia mitme arsti juures ja soovitavalt võtta 3 arvamust ja siis teha sellest oma otsus. Sest arstid ongi erineval arvamusel ja inimestel ongi erinevaid lahendusi nende tervise heaks. Ja arstid on eriarvamusel, see on ka normaalne ja mina olen arvamusel, et profülaktiliselt mitte tõmmata välja. Ja minul on ka tehtud ettepanek neid eemaldada, kui ma läksin perekättravile 15 aastat tagasi, et ortodont soovitas kõik 4 välja tõmmata, aga ma ei olnud nõus mitte ühtegi välja tõmbama. Ja sellest ei tulnud mitte mingisugust probleemi loomulikult. Et ma selle otsuse tegin ja ma ei kahtse seda loomulikult. Ja mina tõmban tarkuse hambad välja sel juhul, kui on tõsine näidustus, sügav kaaries, ei mahu ravima, hügieeni ei saagi heaks, mõnel inimesel ei saa heaks. Aga mul on väga paljudel anda ka tarkuse hamba harjamise nipp, mida ei ole mitte keegi ennem kuulnud tavaliselt. Mõni üksik on ise leiutanud, aga see on ka harjuhus. Ja kes tahab, ma võin seda neile siis õpetada selles kaariase algstaadiumis. Kui on näha, et hakkab auk tulema, hakkab tegutsema, siis selle õige hügieeniga saab selle siis ära sealt. Ja tõmban välja ainult siis, kui tõesti lootust ei ole. Või on siis läinud siis see igeme probleem parodontiidiks üle, et sellistel juhtudel muidugi ka, kui on parodontiidi raskem aste juba. Ja üks juhtum on ju muidugi veel, et kui nad ikkagi luulusse kuidagi ära ei mahu ja on täiesti viltu ja tekitavad sealt selle pärast probleeme, et siis ka, et kui ei ole mitte mingisugust lootust, et nad sinna õigesti sirgelt kasvavad. Sel juhul ka näidustusi on päris palju, aga suhujätmise võimalusi on ka palju. Just, ma nõustun Tiinaga, et tuleb nagu loominguliselt suhtuda, et kui on ikkagi probleem, siis tõesti vahel ei piisa lihtsalt sinna suhujätmisesse, tuleb ta eemaldada, aga profülaktiliselt, et ma ei näe ka vajadust, et profülaktiliselt me igaks juhuks ei lõika ära ka keskmist varvast, et äkki ta kunagi hakkab võõruma, eks ju. Et kõike tuleb ikkagi nagu juhusepõhiselt vaadata. Aga miks te ei lõikaks, kui tal on nii suured ohud, miks te ikkagist ei tõmbaks teda profülaktikaks välja? Ma tahan, et me jõuame selleni ka. No mina ikkagi arvan, et suurlooja ei ole ühtegi asja meile teinud üleliigselt, et kõik on vajalik, mis meil on loodud. Ja täna on miks meil ei mahu ära? Jälle see sama hambumusprobleem, see lõualuu on väiksemaks jäänud, meil ei ole vaja nii palju närimishambaid, aga siin tulevad appi meile osteopaadid, kes saavad aidata siis päris kaua, ikka 20
pluss aastat vanuseliselt saavad aidata siis lõualuude kasvu suunata. Et teed sa juba nagu siis sellest hetkest alates, kui lapse suhu tulevad jäähambad, siis tegelikult juba võib vaadata, kui sa näed, et seal on liiga vähe ruumi ja võib osteopaadi juurde minna mida lapsega. varem, seda parem. Ja. Minu järjekord on selliste lastega ja noortega, et kõigepealt siis osteopaat, kes vabastab siis pinged lihastes ja lihaseid ümbritsevates ja lihaseid ühendavates sidekodedes. Nii näo-lõualuu piirkonnas kui kaelas kui kehatüves, sest seal võivad olla pingeid. Ja seejärel saab ta ka stimuleerida lõualuu kasvu. Need manuaalsed tehnikud on väga õrnad, et võib julgelt minna. Ja järgmine samm on siis müofunktsionaalne terapeut ja 3. on ortodont loomulikult, aga ortodontide juurde on ju järjekorrad teatavasti pikad ja ma arvan, et see ongi hea järjekord, sellepärast, et kõigepealt loomulikult. Kõigepealt proovime loomulikult. Ja iga pinge tegelikult, ma mõtlen, mida sa seal osteopaadi juures ju vabastad, on nii suure nagu väärtusega üleüldiselt sinu kehale. Just see pingevabastus teeb ka ortodontilise ravi kergemaks. Et annab juba kudedele nagu suuna kätte, et siis ortodontiline ravi läheb lihtsamalt ja ka müofunktsionaalsed harjutused lähevad kergemalt. Jah, et mina nagu lisaks siia seda, et olles ise olnud ortodontilises ravis, et mul olid breketid, et siis iga selline, see ortodontiline ravi on justkui nagu keha vägistamine, et me liigutame see hammas sinna, kus meie tahame, et oleks, aga pinge jääb kehasse ja pinge jääb lõualuudesse, kaela ja selga edasi. Muideks ortodontilise ravi ajal on väga suur oht ka traumadele, nii ütlevad osteopaadid, et selgroog on pinges. Me oleme nagu kanged. Tegin jälle ühe inimkatse enda peal. 22 aastat oli mul retensioonikaar, ehk siis kui ortodontiline töö on, pärast breketeid pannakse selline kaar, mis hoiab siis hambad seal kohas, kus nad peaksid olema. Ja nüüd natuke vähem aega kui aasta tagasi ma otsustasin, et ma võtan selle ära ja vaatan, mis juhtub. Aga ma julgesin selle ära võtta sellepärast, et ma olin ennem lasknud osteopaadil need pinged kehast vabastada. Ehk ma usun, et lihtsalt nii kaua tähendab, kui need pinged, ortodontilised pinged ikkagi kehas on seal sidekoe kaudu, siis peabki mingisugune traat või kape olema. Aga kui need pingeid kehas enam ei ole, siis võib sellised toetavad vahendid ära võtta. Ja kui palju vabadust tuli mul nagu süsteemi. Ilus. Kui me nüüd aga räägime sellest ilusast suutervisest, mida me tahame enda kehale pakkuda, siis mis need on need sellised peamised asjad siis, mida inimene kõige esimesena peab siis tegema? Hambaniiditamine käis algusest läbi, kas see on kõige number 1 asi? Ja panna hambaarsti juurde aeg ja minna konsultatsioonile ja küsida just, et mida mina saaksin teha, sest iga inimese suu on ju erinev. Küsida nõu. Käid 3 arsti juures, küsid 3 nõu. Just, nii 3 arsti juures. Ja siis teha oma toitumine heaks, võimalikult heaks, teha vastavad muudatused, süüa palju kiudainete rikast toitu, jälgida, et valku oleks piisavalt, et magusaga ei liialdaks ja et siis oleks söögikordades regulaarsus. Need on siis hästi lühidalt öeldud praegu. Ja hambaarst siis saab näidata, mis on selle inimese konkreetsed iseärasused. Sest et muidu hambaharjamise tehnika ja niiditamise tehnika on küll universaalne, aga inimesel võib olla mõni hammas asendihäirega, mõnel hambal võib olla juba igeluu kadunud, et kuidas sealt siis puhastada. Et seal on juba teised hügieenivahendid, võib-olla üks hammas on erinev, inimene seda ise ei teagi. Aga seda ühte hammast tahaks ikkagi ka hoida. Et siis ma julgustan inimesi küsima hambaarsti käest. Nii harva kuuleme seda küsimust, et mida ma saaksin teha. Väga ilus, et sa selle välja tood, sest ma mõtlen, minul ei ole keegi rääkinud kunagi, kuidas ma hambaid peaksin niiditama, nagu kui ma olen seal. Ja ma ei ole küsinud ja see on selles mõttes nii äge nipp, et tõesti nagu
et kui sa muidu perearsti juures küsid, et mis analüüse ma võiks teha või mis ma võiksin teha oma elustiili, ma ei tea, muutmises või et miks sa siis hambaarsti käest ei küsi, et aga kuidas päriselt niiditatakse, sest noh, te natukene nagu mainisite, aga tegelikult võiks rääkida sellest, on ju, et tõesti see hambaniit ju, kuhu ta peab jõudma ja rääkige sellest ka lähemalt, mis on üldse õige niiditamine. Ma saan aru, et on spetsiifilised case'id, kus siis arst saab seda nagu näidata, on ju, aga ja ma tahaksin veel eelneva jutu jätkuks seda lisada, et häbeneda ei ole siin ka mitte midagi. Väga paljud inimesed häbenevad ka seda, et just nagu oleks sellest midagi häbenemisväärset, kui hambad ei ole korralikult pestud. Aga näiteks meie kolleegidega käime ju ka üksteise juures ja küsime ka, et kas mul on hambakattu kuskil. Ja see on täiesti normaalne küsimus ja seda juhtub isegi hambaarstidele, et ma mõnda kohta võib-olla ise, no jääb kuidagi vahele. Näiteks ühe hamba üks pind, aga ma tahan, et see oleks ka puhas. Ja kuidas see tehnika siis on? Kärt juba rääkis, et igema alla tuleb kindlasti minna niidiga. Igeme vao põhja siis. Nii kaugel, kui ta läheb vabalt. Nii kaua, kui on tunda, et midagi ette tuleb. Ja siis seal nühkida edasi-tagasi üles-alla, ainult 2-3 korda. Ja siis samas vahes minna siis teise hamba poole sama asja tegema. Ja ära ei tohi unustada, mis ma olen märganud, et ka kõige viimase hamba tagant tuleb niiditada. See ei ole justkui hamba vahe, vaata. Selle peale nagu kohe ei tulegi. Või siis näiteks, kui mõni hammas on puudu, et siis ka selle tühimiku ikkagi hamba mõlemalt poolt. Sest see ige on ju ümber hamba. Ja mina julgustan ka, et küsige hambaarsti käest. Et vaesed minu patsiendid küll keegi ei pääse sellega, et ma näitan kõigile ikkagi suus ära, kuidas see käsi käib. Sest seda ei ole häbeneda, sest see on nii suur asi, mis oma tervise jaoks teed. Ühtepidi nii väike, lihtne, aga nii tõhus ja vajalik. Kas seal on ka vahet, kas see hambaniit peab olema peenike või on ta parem, kui ta on natukene laiem? Sest ma olen nüüd erinevaid katsetanud. Mulle tegelikult endale meeldis laiem rohkem, aga siis enamus on sellised hästi peenikesed, on ju. Ja siis ma olen mõelnud huvitaks, seal tegelikult on vahet, kas mulle nagu, tegelikult ma peaksin seda peenikest eelistama. Mina arvan, et see on küll maitse küsimus, et peabki ära proovima. Et niikuinii sa ostad selle nagu põrsas kotis, ei tea, eks ju, et kuidas mis meeldib. Et mõni hambavahe on laiem, mõni on kitsam, võib-olla peadki mõlemad kasutama, nii suurt kui väikest. Et seal on muidugi meil siuke maailmavaateline, kas ta sisaldab naatriumfluoriid või mitte. Et need asjad tulevad ka mängu. Mina soovitan põhiliselt paisuvat niiti, sellepärast et minu patsientuur on pisut vanem hetkel. Et nendel on juba enamasti olnud hambauke hambavahades, on olnud hambakivi väga paljudel ja ka osadel on breketid olnud. Ja kõik need protsessid teevad hambavahet pisut avaramaks. Isegi kui nad on pisut avaramad, siis see paisuv niit juba mahub sinna vabalt ära ja teeb tõhusamat tööd, sest paisuv hambaniit ju läheb niiskusega suus lõngaks. Et võtad rullist, võtad niit ja süüle niiskusega läheb lõngaks, niimoodi, et sa nagu kohevaks. Ja siis sellega saab siis paremini nühkida ära sealt. Ja aga, Tiinakene, nad on juba sinu patsiendid, aga kui nad tulevad võib-olla mingid aukudega või kehvade hambatäidistega, siis see paisuv niit võib sinna täidiste taha kinni jääda. Võib-olla kohe ei saa igalt poolt kätte selle paisuva niidiga. Muidu ma kasutan ka ikka pigem laiemat niiti. Ja? Minul on ka teatud hambad, kus on palju parandustööd tehtud, siis need paisuvad niidid jäävad sinna täitsa kinni. Niimoodi, et ma ükskord nägin väga palju vaeva, et saada seda hambaniiti sealt nagu kätte tagasi. Et siis jah, see ongi täpselt on ju see, kui palju sul tegelikult seal on, ma ei tea, mul on selline tunne, et mul on jäetud 2 hamba vahele praktiliselt olematu ruum. Et mul on üliraske sinna tegelikult saada niiti vahele. Et see on üks teema, mida ma olen lihtsalt mõelnud, et peaks täitsa eraldi nagu hambaarstiga rääkima. Just, ole julge, et võib-olla seal on täidis natukene laiem ja niit jääb lihtsalt täidise taha kinni, et vaja lihvida ainult. Ja hambaid niiditame me peaksime siis kas 1 kord või 2 korda päevas? Mina arvan, et 1 kord. 1 kord ja korralikult õhtul. Ja siis kas enne või pärast hambapesu, see on ka jälle uuringuid on tehtud nii ja naa. Ma arvan, et see on ka maitse küsimus. Ja tundub nagu loogiline, et sa teed ennem, on ju, et siis saad selle jama nagu kätte ja siis mehaaniliselt tõmbad selle jama nagu maha, aga ma ei tea, kas see tegelikult on nii.
Minule meeldib üks musta värvi hambaniit ja see on pigem just nagu alguses võib-olla inimestele motiveeriv, et ma pesen hambad ära ja siis vaatan, ohoo, kui palju sinna veel sodi jääb. Et kui ma ei niiditaks, et selline mõte. Ühesõnaga maitse asi. Maitse asi, jah. Ja te rääkisite, või sina mainisid, Tiina, on ju, et sellel hambaharjal on ka oma tehnika ja siis ma tean, et me oleme selle varasemalt, olen teiega seda vestlust pidanud, et ka hambaharja kujul on väga suur vahe, et kui efektiivselt ta tegelikult saab ligi. Et millist hambaharja kuju te tegelikult soovitate? No väga keerulisi ei ole vaja, kuigi neid... Mõtlesin, et kas oli see ümar väike, oli natukene efektiivsem? Pigem väiksem. Jah. Kindlasti pehme või ekstra pehme, isegi ekstra soft. Ja kui nüüd avardada oma mõttemaailma, siis miks mitte omada 2 hambaharja? Tagumiste hammaste jaoks, ülemiste jaoks, näiteks väiksemat, ka tarkushammaste jaoks ja teiste ülejäänuta pesemise jaoks teist. Kas sa tahad midagi lisada? Ja, mina soovitan otsida võimalikult väikese, kui me räägime käsihambaharjast, võimalikult väikese harjaspeaga ja sellise hambaharja, mille otsaharjased on pikemad, et siis mahub jah täpselt tagumiste hammaste taha kõige viimasesse, kõige keerulisemasse kurvi ka pesema. Et ma ise elektrilist hambaharja ei kasuta. See on, ma arvan, ka selline maitse asi. Ma ei saa kaasa rääkida, kas ta on efektiivsem või ei ole. Ma lihtsalt eelistan lihtsamaid lahendusi, et see on jälle mingi masin, mida kaasa tassida kuskile. Et ma arvan, et käsihambahari teeb väga hästi oma töö ära, aga tehnik on ka, et mitte edasi-tagasi ihkat-sahkat nühkida, vaid ringete liigutustega. Et kui ülemisi hambaid pesta, siis hoida harjased natukene ülevalt igeme pool, et siis igemed saaksid ka masseerida. Ja siis kui alumisi hambaid pesta, siis alumiste igemete poole harjased nagu hoida. Ja kindlasti ei tohi ära unustada keele ja suulae poolset. Ise harjutasin ka ennast ümber, et alustan siis ülemistest hammastest seespoolt pesemist, siis alumistest hammastest seespoolt. Ja kindlasti kohalolu, mida ma panen tähele, et ka oma laste puhul, et ühes käes on telefon ja siis on see hari ja siis see hari jääbki sinna sügad parema käega seal vasakul pool, sest see on mugavam, paremakäelistel on vasakul pool mugavam pesta ja vasakukäelistel paremal pool, et see kohalolu on oluline. Pärast me suvel vist kohtusime, kas ma mäletan õigesti, oli vist esimest korda ja ma pärast seda, võib-olla sügisel ka, ma ei tea enam, et ma pärast seda ostsin endale, mul oli ennem üks elektriline hambahari, mis oli Philipsi oma, siuke piklik. Siis ma ostsin endale Browni oma sellise nüüd, mis on siis, nagu sa ütledki, et välised harjad on nagu pikemad ja ta on selline ümar ja hästi pisike. Ja no on lihtsalt, minu jaoks oli küll öö ja päev, nagu kuidas ma tundsin pärast hambapesu, et kui puhtad või sellised nagu, sa tunned, et hammas on puhas, et seal ikkagist oli väga suur vahe sees elektrilisele hambaharjale, et samamoodi kujutan ette, on ju, ka käsiharjadel, et kui tegelikult minna selle pisikese harja peale, et mis jõuab ikkagist võib-olla nagu teistesse kohtadesse, kus on ka need pikemad harjased, et siis tasub ikkagist testida ja proovida. Minupoolne julgustus ka siia. Mina oma ühe hamba tõttu pean kasutama siin ka seda Waterpicki, aga muidu te selleks vajadust ei näe, kuna mul on siin vale hammas, on ju, mul siis ilmselt isa toetust ei olnud, kukkusin selle maha välja, et siis siin ma pean kasutama seda nagu veepritsi asja, aga muidu te sellel nagu mingisugust ekstra vajadust või sellist ei näe. No mina olen ikka hambaniidi fänn, aga muidugi on, kui ikka hambaniidiga on tunne, et ei jõua ja ei suuda igale poole jõuda sinna hammaste vahele, siis ta on alternatiiv. Et tänapäeval minu meelest need veepritsijate otsad on ka läinud efektiivsemaks, et see vesi jõuab rohkem sinna, surve jõuab rohkem sinna igeme taskusse, kus siis peitu see sodi jääb ja pahandus teeb. Aga ainult sellest? Ainult kui inimene on niimoodi, et ütleme nagu toots, et parem pool kui mitte midagi. Aga ma näen ikkagi, et see päris niit on ikka efektiivsem.
okei. aga tal on omad vajadused, jah. Ja hambapastadel, neid on ju ka mingi 750 tükki poeleti peal et kuidas seal teha enda jaoks parima valiku? Noh, mina muidugi ütlen, et vaata, et sul ei oleks tervist kahjustavaid toksiine seal sees, mis on ka enamikel hambapastadel sees, aga et kui juba nagu natukene teadlikum oled ja vaatad, et tõesti nagu mingid väga kahjulikke asju seal sees ei ole, et siis mismoodi ma teen seda valikut, mis seal siis peaks olema sees ja mis siis päriselt töötab ja milline on turundus? Niina? Tahad jagada oma mõtted? No ma jagan siis oma mõtted, et hambaemaili toetuseks on siis hambapastade sisse pandud kas siis fluori või siis vedelat hüdroksüapatiiti. See on tänapäevasem selline uuem asi. Ja mina olengi läinud selle viimase peale nüüd. Kasutan seda. Aga samas kõige olulisem on siiski hammaste harjamise tehnika endale selgeks teha. Et mis see pasta seal siis nüüd täpselt on, see ei ole kõige olulisem. Et seda ma tahaksin ka öelda, et keskenduge tehnikale. Küsige hambarsti. Et enamus on ikkagi tegelikult turundus, on ju? Et mis just on maru hea müügiartikkel on ju hambapasta ja mina olen ka läinud hoopis seda teed, et ma valin võimalikult väheste koostisosadega pastasid. Mina naatriumfluoriidi väldin lihtsalt puhtalt sellepärast, et minu jaoks naatriumfluoriid ei ole kehaomane siis sool, et sama hea uuringute põhjal on kaltsiumfluoriid ka, lihtsalt, et naatriumfluoriid nagu tekitab kiiremini. Ma ei ole keemik, ma ei ole füüsik, ma ei ole teadlane, aga nii need targad mehed räägivad, et naatriumfluoriid tekitab sinna hammaste peale kiiremini siis kaitsekihi, aga kaltsiumfluoriid, mis on kehaomane, tekitab samamoodi kaitsekihi, lihtsalt, et ta tekitab vaiksemalt ja rahulikumalt selle. Et see on just kui minul, ma vaatan seda nagu tänapäevast sellist elu, et kas ma tahan kiiresti saada või ma tahan jätkusuutlikult seda kaitset saada. Ja võib-olla siis ütlen selle asja ka siin ära, et olen proovinud erinevaid pastasid, olen ise proovinud teha, olen proovinud loomadele, koertele mõeldud pastasid, seal on oluliselt vähem koostisosasid kui inimeste pastades. Et aga põhimõtteliselt jah, vahuainet, värvainet, lõhnaainet, naatriumfluoriidi vaba siis valiksin. Me rääkisime hästi õrnalt nagu süljest, aga seoses sellega, et kuna ma ise olen endiselt veel magades suuhingaja, siis mina kasutan suuteipi. Kuna mul ei ole ka hingamisprobleeme, ja ma saan ilusti nina kaudu hingata, mul ei ole uneapneot ega midagi, et kas teie iseenesest soovitaksite, et inimesed, kes suu kaudu öösel hingavad, paneksid endale suuteibi, kui vastunäidustusi ei ole ja kui, siis miks te seda soovitate? Mina soovitan loomulikke lahendusi, soovitan osteopaati ja myofunktsionaalset teraapiat kõigepealt. Ja selle asja kahjulikkust ma ei ole nüüd ka tõestatuna leidnud, aga ma alustaksin loomulikkematest vahenditest, sest tegelikult huuled peaksid sulguma siiski seal. Niisamuti nagu ka keel peaks olema suulaes loomulikult. Mul tudulistis. Senikaua ma kasutan seda suuteipi. Aga iseenesest see, et sülg meil oleks ju ilusti kogu aeg suus. See on oluline muidugi. See on väga oluline ja miks ma seda ikkagi teen suuresti, on see, et mul hommikuti muidu on ikkagist nii absurdselt kuiv kõik, et siis ma mõtlen, et vaesed hambad, mingit kaitsekihti ei ole. Minul ei ole ka kogemust ja ma ei oska kaasa rääkida selle suuteibiga, et mulle tundub, et nii suuteip kui ka siis bruksismi puhul need kaped, et see on lihtsalt selline nagu... Plaaster on ta. Ta ongi plaaster sõna otseses mõttes. et ta ei ravi ju ja ta ei siis põhjust ei elimineeri, eks, et nagu see esmaabi nii-öelda. Esmaabi, plaaster. Aga öösel nii tuleb ju sülge vähem, eks ju, parasümpaatiline närvisüsteem on töös, keha puhastub
ja mina siinkohal võib-olla lisaks hambapastale räägiksin sellest oil pullingust, et kui üks sõltuvus mu elus on, siis ma olen siuke oil pullingu sõltlane. Ma olen ka nüüd tänu sinule. tore. Et jah, ma olen ikkagi üle 12 aasta kindlasti hommikuti siis oil pullingut teinud. See on Ayurveda meditsiinist tulnud keha toetav siis harjumus. Et mina teen Ayurveda meditsiinis küll on see originaalis seesami rafineerimata õliga, jah. Aga mina teen siis kookosõliga. Ja mulle kookos meeldib. Hommikul ma kirjeldan siis, kuidas ma seda teen, sest kui kirjanduses võib igaüks lugeda selle kohta, aga ma ise olen nagu siuke oma klientidele soovitan võib-olla mõned sellised nipid sealt, oma nipid. Et hommikul ärgates nägu ära pestes on mul kohe siis kraanikausi kõrval see tavaline poest ostetud rafineerimata kookosõli purk, kus ma võtan siis mitte suurema koguse õli, kui on üks hernetera. Ja panen suhu ja hakkan siis pullima ehk suruma rahulikult, suruda hammastest läbi seda. Et mis ta teeb, kui öösel keha puhastub ja toksiinid siis jäävad limaskesta peale, siis keha tahaks ju nendest vabaneda. Sellepärast me ärkamegi ja tunneme paha maitset ja siis pistaks kohe selle hambaharja koos pastaga suhu. Aga see ei lahendu ju see probleemi. Et see õli siis absorbeerib enda sisse mürkained, toksiinid ja alguses võib-olla üle 5-6 minuti ei saagi seda teha, sest kehal on harjumatu, sülge tuleb rohkem. Aga täna ma ikkagi, kui aega on ja ma hommikul õigel ajal üles ärkan, siis iga 20 minutit on see õli kindlasti suus. Aga mitte lihtsalt suus, vaid ikka pullid, ikka surud läbi. Ja muidugi ideaalne oleks veel, kui ennem seda pullimist keelekaabitsaga see keele tagamisest osast veel ka selle katu ja sodi ära saada. Mina ise väga keelekaabitsa sõber ei ole, ma harjutan seda harjumust endale sisse veel. Ja ühesõnaga, lisaks sellele, et keha puhastab, siis see oli pärast seda loputust, pullimist, sülitan ma siis selle prügikasti ja siis alles söön hommikust ja pärast hommikusööki loputan suu ainult veega ära, nii et ma tõesti ei ole pea nüüd juba 13 aastat hommikuti hambaharja ja pastaga hambaid pesnud. Võib pärast ja kes soovib, aga üldiselt jälle on see asi, et kohe pärast söömist ikkagi peaks ootama. Ei soovitata pesta, ikkagi kuskil 20 minutit võiks oodata ja siis alles hambaid pesta. No ja kui sul see aja aknasse mahub, see on okei, aga mul ei mahu. Ja nagu te mitte täna, aga ükskord ütlesite, et selle eelduseks on see, et õhtul on hambad väga korralikult niiditatud ja väga korralikult mehaaniliselt pestud, et sa saaksid hommikul ainult oil pullingut teha. Aga samas jah, kui ma olengi nüüd nii teinud, et ma olen hästi korralikult niiditanud, pesnud ja hommikul teinud oil pullingut, siis täpselt selline tunne, nagu ma oleks hambaid pesnud. Nii puhtad, suus on nii mõnus olla ja nagu tegi täpselt see sama puhas tunne nagu õhtul pärast seda protseduuri, et selles mõttes väga lahe. Aga kui ma tunnen, et ma olen natuke ligadi-logadi õhtul olnud, siis ma ei julge seda nagu ainult oil pullingut teha. Just, et oma patsientidele ka, et ma ei julge ennem sellest rääkida, kui ma näen, et nad on niidi-nipi selgeks saanud. Et ei tekiks seda valearvamust, et küll see õli kõik ära puhastab. Mehaaniliselt ei puhasta võtab ära. Seda on ju lihtsalt seda, mis on öösel mao ja maksa kaudu on ju sulle siia üles eristunud nii-öelda. Ja lisaks, ma ei tea, odavamat, lihtsamat hammaste valgendajat, tervendajat, sest see õli puhastab või tekitab sellise kihi nagu hammaste peale, et süljest siis saavad mineraalid ka paremini siis hammast tervendama. Ja kookosõli iseenesest on ju väga selline antimikroobne nagu õli on ju, et selles mõttes igatepidi hea. Hästi neiud, meil hakkab aeg otsa saama. Kas sina tahtsid veel midagi siia lisada? Ei tahtnud. Kus teid leida võib? Kus inimesed saavad oma hambatarkust koguma tulla, kas siis väga holistiliselt või lihtsalt, et palun vaata üle, ütle, mis ma tegema pean?
no nii, meie oleme Tiinaga kappi ühte, need leivad ühte kappi pannud. ja me lõime sellise brändi nagu Suuterviseks just sellepärast, et oleks koht, kus inimesed saaksid vabas vormis küsida küsimusi ja meie saaksime siis oma elu ja töökogemusi jagada. Et me teeme selliseid, kuidas ma ütlen, salongiõhtuid, korraldame salongiõhtuid, see on selline üks osa, jah? Ja. Ja lisaks siis võib meid kutsuda kusagile väikestesse seltskondadesse või kusagile töö juurde või rääkima. Et me panime tähele jah, et inimesed ikkagi kabinetis me oleme ju seda 27 aastat teinud seda sama vammaste niiditamisel rääkimist ja hügieeni ja see ei ole nagu kohati kusagile jõudnud ja siis mina natuke läksin nagu nukraks. Ja siis me saime aru, et inimene on ikkagi kabinetis maru närvis, et ta mõte on hoopis mujal, ta mõte on see, miks ta tuli sinna. Et ta ei ole kohal nagu sellele infole tihtilugu, mida me tahaks veel jagada. Ja siis, aga nüüd ta võib tulla meie salongi õhtutele või kutsuda meid külla. Et meie loomisel on meil ka koduleht, et aga praegu siis, et meiega lihtsalt kontakti saada, siis minule võib kirjutada info@holident.ee, et kes tahab tulla näiteks individuaalsele suutervise nõustamisele ja holistiliselt ja metameditsiiniliselt seda arutada, seda teemat. Ja minu meiliaadress on tiinamikkor@gmail.com. Väga tore. Kas on midagi, mida te tahate veel lõppu öelda? Või on kõik oluline hetkel öeldud? No ikka parimad soovid kõigile suutervise hoidmisel. Jah, ja mina julgustaksin ikkagi küsima arsti käest neid küsimusi siis, mis inimest huvitavad, et see tundub keeruline, see suutervise hoidmine, aga tegelikult on väga lihtsad ja väiksed nipid. Ja harjumus nagu iga teine. Suur aitäh teile selle tarkuse eest. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Ma arvan, et sa ei tea ühtegi inimest, kellele see info ei oleks vajalik, nii et jaga seda saadet kindlasti edasi. Kui sul tekkis veel lisaküsimusi, siis nagu just kuulsid, siis küsi, sest elu kvaliteet sõltub headest küsimustest. Nii et ei ole ühtegi rumalat küsimust, nii et mine selles teemas järjest edasi, avasta neid harjumusi, mis sinule sobivad. Kui sul on kuskil midagi, mida sa ei tea, siis vastused on tarkade naiste ja ka meesarstide peas olemas. Ja kui vaja, siis käi kas või 3 arsti juures, aga küll sa need vastused üles leiad. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.